Toilas toimuval tekstiilide restaureerimise koolitusel on meie põhiline eesmärk saada nii mööbli kui kodutarbetekstiilid või mõnda kollektsiooni kuuluvad tekstiilid sellisesse seisukorda, et neid oleks võimalik taaskasutada ja eksponeerida. Siis esimesena kõige suuremat rõhku oleme varasematel aastatel, aga ka sellel aastal pööranud mööblitekstiilidele. Ja mööblitekstiili ei pea sugugi kogu aeg ära viskama, vaid päris sageli on võimalik seda nii-öelda taaskasutada. Selleks siis me kõigepealt peame vana tekstiili mööbli küljest eemaldama, siis selle ära pesema või tegema sellele märgpuhastust ja siis toestama ja parandama. Ka selline, mis esialgu näeb see tekstiil päris mannetu välja, ka sellised augud on võimalik täiesti edukalt ära restaureerida. Niimoodi, et nad jäävad silmale peaaegu nähtamatud. Ja tihtipeale ka selline nagu parandus lisab sellele tekstiilile oma väärtust. Ja siin siis teemegi 2 põhilist menetlust, märgpuhastus ja nõelumine, ehk siis tekstiili toestamine. Teine tekstiilide liik, siis millele me keskendume, on sellised kodused tarbe- ja dekoratiivtekstiilid, mille puhul põhiliselt tuleb ette täpselt sama nagu mööblikangaste puhul. Esmane on tekstiilide puhastamine siis märgmenetlusega, teiseks aukude parandamine nõelumise ja toestamise teel ja kolmandaks ka näiteks tikandite, lahtiste niitide kinnitamine või lõngade kinnitamine. Need oleksidki need 3 põhilist etappi, millega me siin tegeleme. Siin on näha ka mõned juba eelnevatel kordadel täiesti ilusti restaureeritud mööblikangad, mis on valmis kohe mööblile tagasi panema, kui polster on valmis. Siin on siis tehtud täistoestus ja siin me oleme õppinud siis, kuidas mööblikangaid saab restaureerida ja toestada niimoodi, et nad on pärast uuesti kasutatavad ja niimoodi, et neid saab siis tagasi tekstiilile või mööblile kinnitada. Siin on näha ka väga hästi, et kui me räägime näiteks aukude parandamisest, siin piirkonnas on olnud väga suur auk, mis on tulnud sellest polstri eemaldamisest ja ta on restaureeritud ja silmaga näha tegelikult ei olegi suurt midagi. Ja nüüd on ta ilusti toestatud ja ma näitan kohe tagantpoolt ka. Siit on näha, et siin on sellised toestusõmblused ja selle järgi on aru saada, et seal on olnud varem auk. Ja nüüd on ta toestatud ja õmmeldud niimoodi, et pealtpoolt ei olegi midagi näha. Siin on veel üks toestatud tekstiili, mööblitekstiil ja põhimõte on täpselt sama, et me kasutame siin eelpistet ja aedpistet. Ja aedpistega me ääristame ja kinnitame nagu kõik lahtised ääred, kõik sellised servad ja eelpistega me toestame nagu terve kanga täielikult. Nii. Ja rohkem meil ei olegi. Sellised 3 tööetappi meil ongi siis põhiliselt kuivpuhastus, märgpuhastus ja tekstiili nõelumine, mida me siin õpime. Vanad polstrinaelad on vaja välja võtta ettevaatlikult. Ma näitangi siin mingi sellise puhul. Põhimõtteliselt tegelikult tuleb nagu teha eest ja tagant. Ma keerasin kõige väiksema peale. Ja tolmuimeja võib olla alguses alati kõige väiksema selle võimsuse peal. Ja siis niimoodi tehti. Vaatame ka veel. Ja nii pidi toimub seda. Niimoodi vaikselt tuleb. Praegu natuke võibolla rapsin.
kuidas me siin nendes tingimustes seda pesemist teeme? Põhimõtteliselt soovitan kasutada seda villa ja siidi šampooni. Ta on selline Nagu muidu pool super hea asi. ja just, et ta ei sisalda valgendajaid ega mingeid muid aineid, vaata. Ja ta on pandud muidugi, kui me räägime siin nagu konserveerimise, pesemise keemiast, siis on nagu olulised nagu see anioonsus ja mitte anioonsus. Nad puhastavad erinevaid asju, et näiteks tahma ja anioonsed näiteks puhastavad palju paremini tahma ja süsinikku sisaldavad ja ma teine ülilahja. Alguses alati võib olla, mida lahjem, seda paremini. Ja lihtsalt panengi mingi ühe tilga, et kui ma tegelikult muuseumis teen, siis sa kaalud kõik grammidega ära, aga päris elus üks tilk, kui läheb seal 2 või 3 grammi rohkem, ei ole see tegelikult nagu niivõrd määrav. Ja siis vahustad natukene ära. Ja siis põhimõtteliselt niimoodi hakkan kõigepealt tupsutan ta märjaks, on ju, natuke, praegu panen rohkem. Ja vaatan, kuidas seda vahtu üldse hakkab tulema. Kui vaatan, et tegelikult nagu piisavalt vahtu ei tule, alguses teen nagu pahu poole peal ja siis pärast teen eestpool. Nii, praegu vaata, tundub ju üpriski kuiv, aga ma teen kõigepealt nagu vahuga ära ja kohe me näeme, palju näed hakkabki tulema. Annab värvi ja värv on, see on tavaline, sellest ei maksa, kuna see on nagu kangas on jah, aga niimoodi jupi kaupa ongi targem panna, et pärast on, mida vähem seda vahtu on, eks ole, mõnes mõttes, seda lihtsam on teil endal pärast loputada, sest see loputamine võtab mingi oma jagu. Aga kuna see siin on meil see kortsusamet, on ju, siis me ei taha nagu seda väga pikalt leotada. Nii, ja ega see punane eriti siit, ta ei lakka, meil ei ole mõtet nagu, me peseme nii kaua, kuni tavaliselt must vesi on ära tulnud, aga kui see värv tuleb, siis ei ole mõtet oodata, et see ükskord enam ei tuleks, sest et jääbki tulema selles mõttes. Nii, aga see on nagu puhas selles mõttes nagu värv. Ma ei näe siin sellist nagu porimustusvett, on ju. Et ma arvan, et sellega nagu pesemise mõistes okei. Ja siis võib juba järgmiste tekstiilidega tulla siia laua äärde. Nüüd on natuke. Kuna see on täpselt see sama kangas ja see sama punane, siis aga muidu ei tohiks, nagu vana sellega ei tohiks. Muidugi me vana, mis isegi ei tohi? Kui sul on mingi, see peab alati olema puhas. Selles mõttes jah. Aga kui sul on ütleb sama partii asi, siis nagu ja ka järgmiste jaoks me peame juba võtma selle. Ühesõnaga, et tulge siin, patsutame seda natuke ja siis rullime. No kohe tulevad järgmiseks. Nagu ühtlaselt surud nagu seda vett sinna kanga sisse, seda liigset niiskust. Okei, need saab pärast nagu, ta on piisavalt niisk, et need saab pärast ikkagi välja. Siis niimoodi natukene veel. Kuna väänata ei tohi, on ju, siis on üks nagu alternatiiv väänamisele tegelikult. Aga nagu palju säästvam kanga mõistes nagu. Need ikka jäid mõned kortsud. Mis nüüd saab? Nüüd ongi niimoodi, tuleb natuke uuesti teda patsutada ja siin need venitada natuke ja sirutada vaata välja. Kuna ta on niiske, siis need tulevad ilusti nagu lõpuks välja. Kortsusametit ja... Tegelikult peaks olema... Ja, ma ei julgenud proovida, muidugi võiks. Iva on siuke, ta lubab katsetada, aga ma ei teagi, vaatame pärast, kas need päris kortsud tulevad siia tagasi.
siin on ega tegelikult Kortsusametit kindlasti niimoodi ei tehta, ma lihtsalt vaatan. Tal oli see nagu Kortsusamet, aga... Praegu oli ajalooline hetk. Aga üldiselt, siin, tal on see on kindlasti siin vana joon ja see, nüüd hakkavad need peale pesu nagu välja tulema. Võib jätta ka nii, võib, teeme nii. Et Kortsusametiga on lihtsam. Hullult ei kammi seda sirgaks, pigem ainult niimoodi tuksutama seda vahtu siia peale, hästi palju vahtu tuksutama ja siis kallame veega kõik välja nagu, jah. Siis tuleb vahtu vähe jälle. Ma arvan, et toidu poolt me isegi võime, sest see ei mõjuta seda. See oli ka Kortsu sees vähe. Sametil tiiks. Ma olen pagasnis. Te olite vist üle korra seda juba siin vigistanud, on ju, selle vahel või? Ei tohi väänata. Me kindlasti ei tohi väänata. Ei no, me tegelikult pärast teeme, aga oluline praegu lihtsalt see liigne niiskus välja. Mehed vaatavad, ma tulen oma jõuga appi. Ei, ongi. Mõnikord nii väga tahaks uusimis ka väänata mõnda asja, aga parem mitte väänata, muidu vääname siit näiteks selle rebendi poole suuremaks ja muud süükest. Nii, ja see on toolipõhi, jah, aga ma ei tea, kus tal see tool ise on. Aga sellega sa nüüd nagu niimoodi natuke taastad seda olemasolevate kortsute nagu annad ma arvan, et tal tulevad tegelikult need originaalkortsud uuesti välja, kuigi põhja peal nad niikuinii kadunud. Aga võib proovida natukene. Kuidas siis vanasti seda teha? Ma arvan, et ikka aurutades ja samamoodi kuidagi. See ei hakka nagu kuskilt proovi tavaliselt nagu keskelt ei võta, ainult lahtiseid need, mis on nagu minimaalselt on ju. Siis see, ma arvan, on puuvilla. Ma pakun lihtsalt, et see on nagu puuvill, aga ma ei taha sõrmi ära. Ja siis muidugi sünteetiline. See sünteetiline, see on täpselt paberilõhn. Selline peab olema või? Jah. Aga oligi kust paberilõhn? Põlenud paber. Põlenud paber. tuli praegu. Ühesõnaga, kõik võivad proovida. Ja siis, kui on mingi sünteetikat sega nagu juurde pandud, siis tuleb siia siuke kleepuv, siuke sulav plastikutomb otsa ja nii no aga nii vanal kangal ei saa sünteetikat ju olla. See on historatsistlikus ja kus sa tead, et võib-olla on originaalkangas. Aga ma arvan, et ka isegi need sametil vaata seda värvi, milline see olnud on, see on lihtsalt, ma otsisin ja no ei leia tänapäeval sellist värvi täna. Juba tuleb nagu, tunned seda. See on täpselt villalõhn, hästi tugev. Proteiini tuleb ja kes tahab, siin saab veel testida. Vaata, kui ilus see on. Ja nagu ta ongi puhas. Aga taastada seda värvi ei saa, jah? Ei, tavaliselt ei saa. Kui me hakkame seda sinna peale pingutama, ülisuur tõenäosus, et siia tulevad nagu pikad rebendid sisse. Et see on see, milleks me seda toestame. Teiseks see, et siis on peale pingutamine on selles mõttes lihtsam, et me jätame siia nagu juba siin need servad on ju, et tegelikult see on pingutusriba. Et ma ei peagi üldse seda vana nagu kangast tirima ega sikutama, vaid ma pingutan siit, panen nõelad ja pärast lõikan ülejäägi ära ja siis keeran on ju, serva ära ja siis panen naelad. Et mul ei olegi üldse tegelikult vaja seda vana kangast nagu vendama hakata. Ja selleks me teemeks niimoodi. Näitan kohe. Siin on juba üks on
tehtud ja ongi üleni tehtud. Kõigepealt lõikame sellele ühe paraja suurusega toestustüki. Samamoodi, et servast võib-olla jääks 5 sentimeetrit on täiesti piisav. Lõikate toestuskanga, siis panete mõnest kohast lihtsalt enam-vähem paika, et oleks teil kogu aeg küljes, on ju, nende nööpnõeltega. Lihtsalt kinnitate ära, nagu ikka iga tavalise nagu õmbluse puhul kinnitad endal kanga, näiteks kas või ainult näiteks ülemisest servast, et ta ei liiguks paigast nagu ära. Ja siis tuleb otsida mingit sobivat tooni. Siin peab ikka hakkama mõtlema, et kas tundub, et okei, oligi originaalis on ju roheline kangas, aga nüüd ei ole midagi, mingi rohelise niidiga midagi peale hakata. Vaatame mingit kollast, kõige levinum on selline beež, mitte midagi ütlev niit. No siin võib ka selline olla näiteks, tundub ka päris hea. Ja kui siit poolt on nii see, et ta jääb hästi, see väike piste jääb nii pisike, et ta ei ole tegelikult tavaliselt selle sameti vahelt, nagu te näete, siin ei ole kuskil neid pisteid näha. Kuigi ta on nagu läbi pistetud, aga siin on eelnevalt isegi sellist pruunikamat kasutatud. Võime ükskõik võtta ka need. No siin peal saab kohe ka proovida, et milline jääb kõige vähem nähta, et tundub, et see nagu on parem. Ja siin peal on ta küll tumedam ja see sobiks siia, aga meil on oluline, et ta siit siis võimalikult vähe nagu silma paistaks. Võtame siis selle niidi. Siis selle sama eelpistega teeb väga lihtne. Võtadki umbes sama pika niidi, kui sul tegelikult vaja läheb, on ju. Kõige lihtsam nagu õmblustehnika ja kui eelpistega, nagu ma enne ütlesin, sõlmesid me üldse ei tee, eks ju, ühtegi otsa, jätame lihtsalt otsa lahti ja pistame siit eelpistega läbi, kui terve see kangas on nagu tervenisti toestatud, siis tehakse ära see äär. Siin tegelikult teiselt poolt pole isegi üldse näha, et siin kunagi mingid auke oli sees olnud. Aga kui vaatad pahu poole pealt, siis näed, et siin on nagu selle sidepistega. Need on nagu sidepiste vahemalt poolt, et siin on auke parandatud. Aga siin eriti midagi tegelikult enne näha ei olnud ja ühes kohas oli veel meil väga. Ja põhimõtteliselt proovid siin hoida esimese nagu sellega on kõige raskem. Mina teen tavaliselt nii, et need lükkan nagu sirgu ära ja siis vaatan siit pühesid oleks nagu paralleelsed. Siin võib, see vahe on tegelikult selle kanga puhul päris piisav. Ütleme, kui on õhem kangas, siis võib olla kitsama nagu sammuga. Et see sõltub täpselt nagu kanga. Saab vältida seda, et läbi õmbluselt? Ei, me õmblemegi läbi, vaatan. Selles ongi selle asja mõte. Päris läbi, jah? Lähed päris läbi. Hops, ei tule, seda siis vaatad, et see sul välja ei tule. Hoiad siit või paned mõne nõelaga tagant kinni. Ja siit täpselt, ütleme, mingi 2 koel on ka jätad hästi väikse vahe. See on meeste lemmiktöö tegelikult. Kui siin ei ole vaja kinnitada? Ei, need jäävad lahti. Sõlme ei tohigi teha. Need peavadki jääma lahti, sest ta peab natuke vetruma ja venima. Ja kui me paneme sõlmega kinni, siis ta ei veni, vaid ta lihtsalt katkeb. Ja nii. Ja siis jälle lähed siit sisse. Põhimõte on selles, et teeme terve selle kanga niimoodi ära. Ja kui see on toestatud, siis me kinnitame ääred ära. Sidepiste puhul on hästi oluline see, et sa üle ei pinguta sellega, et sa ei taha nagu seda auku täis tikkida ega kinni tikkida, vaid sa tahad mõnikord siis, sest et sidepiste on oma loomuselt selline, et kui sa teed seda hästi tihedalt, siis ta jääb nagu siia sulle siuke plussakas või põrnikas selline, no täiesti. Ja ma olen meil mõned praktikandid käinud ja selles mõttes on jälle hea, et siis arutad lahti. Jah, ongi põhjalikud. Ta tahab lihtsalt, ta tahab, et ta on ilus. Hästi jah, ongi. Et siin tuleb nüüd vaadata. Esiteks tuleb valida seda, et kumba pidi sa selle pika põhipiste teed. Tundub palju, et kui ma panen nii pidi, et ütleme, et see on see jookseb nii praegu. Jah.
et siis see kinnitab kõige rohkem neid lahtiseid otsi. Alati võid nagu vaadata. Niimoodi jääks see piste nagu kuidagi võib-olla liiga pikk. Ka kinnitab. Mõlemat pidi tegelikult on päris hea. Natuke raske on jälgida, ma saan aru, ma oleks pidanud kollase või mingi teise niidi võtma, et näha. Et teil oleks nagu näha, et see niit kaob siia täiesti sisse ära, aga väga sageli, kui me näiteks mingi siidikangaga toestame, siis me kasutame seda sama siidiniiti. Siis see on täiesti läbipaistev niit, millega õmbled, et siis on täitsa hullu maa. Aga pärast jääb tulemus oli ilus. Aga nüüd on nii. Panin selle pika piste siit niipidi ära ja nüüd hakkan tulema tagant selle sama pika piste kõrvalt väljaspoolt. Hakkan tulema jälle allapoole. Mõte ongi see, et see lühikene piste, mis läheb risti siit üle pika piste, see kinnitabki need lahtised niidid. Nüüd ma ise näen praegu, kus kohas see pruun pikk jookseb. Ma lähen risti siit üle. Näiteks nii, ja lähen siia, näen, et siin on üks sinine niit lahti. Võtan selle endaga kaasa, panen ta siia kõrvale ja lähen siit, tulen siit hästi lähedalt kõrvalt välja. Nüüd mul on sealt kinni. Sealt, kus ma välja tulin, sealt ma lähen täpselt paralleelselt nagu. Kas see on see sama piste, mis siin paberi peal on? Jaa. Jaa, just. Nüüd jälle vaatan, et siin on need pintsetid kui käärid või teine see nõel on ka abiks, et sa saad alati nagu sirgeks tõmmata enne, kui sa kinni paned lahtise niidi, siis tõmbad ta sirgeks. Nii, vähemalt üks serv on nüüd kinni. Olen jõudnud siia, siis on 2 varianti. Kas lähen ülesse, alt ülesse, siis ta toestab nagu tagantpoolt ka ja tulen nii siit pealt. Ta tõmbab kohe nagu on, isegi käega nagu tunnetad, et ta tõmbab ilusti nagu selle kõik lahtise augu lihtsalt kinni ilusti siit. Ja proovid, et oleks ilusti paralleelne. Ütleme, et siin isegi võib teha ükskõik mida, sest et see on suhteliselt huvitav, et siit ei ole nagu näha eriti. No ükskõik mida ei või teha, aga selles mõttes, et see ei ole nagu süükene koht, kus mõnes kohas on sul nagu ülitäpselt sinu õmblused näha. Et kas on läinud, kas või nagu, ma ei tea, mikromillimeeter viltu läinud näiteks. Aga selle kanga puhul siin on nii säbruline ja see auk on ka siin nii kirju ja kirevad, siis siin ei ole näha, aga nüüd on näha, et see jäi ikkagi lahti. Üks variant on mul proovida seda siia selle niidi alla tõmmata, aga pärast hea oleks, kui ta saaks siia alla. Aga pärast niimoodi vist ei õnnestu. Pintsettidega saaks natuke susserdama. Jõuan siit üle. Vaadal kontrollin. Siuke nokitsemise töö. Nii, ja siis lähen teen selle servaga ära. Nii, et siia läks nagu 3 sellist püstipidi õmblust. Et jah, kõik sõltub sellest, milline sul see auk tuleb, aga selleks auk on see kahjustus või rebend. See läks liiga kaugele. Mingit mõtet ei ole seda siia panna, sest et siit on ju kangas kõik nagu terve. Peaks selle siit välja tooma ja siia serva tooma, sest see serv on see armendav, mida on vaja kinnitada, et ta edasi ei hargneks. Ja kogu aeg liigun siia, aga hästi väikse sammu astun tagasi. Alati enam vähem ühel kõrgusel. Ja siis lähen jälle siia. No see kõrgus on paras tegelikult, ei pea olema väga servas. See üleval on täiesti okei.
kui ma tõmban hästi pingule, siis kohe hakkab alumine kangas kortsu tõmbama. Kui ma tõmban niimoodi, siis siia jäävad need katsujad kõva siuke ja nii ei tohi jääda nagu. Ja siis lähen jälle siia ja mida tervem ja tugevam on see originaalkangas, seda suurem piste võib olla. Aga kui on juba selline väga katkine, siis võib teha tihemini. Inimese nagu käsitöö ka, et see, kes selle tegi, siis selline kõik see erinevad niidid, millega ta on teinud, tema piste, tema käekiri, siin on midagi katkenud, ma ei tea, kas see on nagu aja jooksul katkenud või see on lihtsalt niimoodi jäänud kiiruga. Põhimõtteliselt ma võin jätta siia selle voldi sisse, aga ma võin selle sirgeks panna ja selle kinni tikkida ka, et see lihtsalt oleneb, kui palju sa julged nagu sekkuda selle asja ajaloosse, eks ju. Võib-olla siin tundub, et ma usun, et oleks ikka teinud sirge servana. Siin on ka lahti tulnud, see tuleks ka kinnitada. Ja see oleks põhimõtteliselt nagu täiesti tavaline. Siin on võimalik teha täiesti tavalist seda eelpistet. Kui ma tahan täiesti restaureerida, siis ma üritan leida täpselt sarnase. Teen nagu tema käekirjaga proovin teha, eks ju. Püüan võimalikult nagu imiteerida seda, mida ta tegi. See oleks siis, kui ma nagu restaureeriks. Aga kui ma tahan nagu lihtsalt mu eesmärk on see kinnitada, et ta siit ei argneks ja lahti ei punnitaks, siis ma võin väga vabalt seda teha selle sama aedpistega. Aga selle nurgaga ongi siis nii, et siia tuleb võib-olla, ma isegi teeks niimoodi, et ma harutaksin selle natukene siit lahti, paneksin siia sisse sellest servani terve tüki ja siis keeraksin ta uuesti nagu tagasi. Et siis ta jääb nagu kõige tugevam. Meil oleks võimalus nagu siia teha, eks ju selline toestusnurk, aga meil on võimalus ka teha 2 väikest. Siia ja siia. Et mis teie teeksite? Suurema. Mina teeks suurema. Et oleks nagu lihtsalt ühtlasem toestus. Jah, et muidu ta hakkab venima. Ja kui siin arvestada teisi nurki ka, võib-olla tuleb sama teema kogu aeg, et siis võib-olla. Ja nurgad, ma ei tea, kes on need koiaugud või on need naelaaugud, et vaata varem. Küll päris palju eksponeeritud vaip on olnud. Aga vaatame seda nurka ka korraks. Siin on muidugi terve see. Siin on terve nööp ju all. Nööp ja auk. Seda ei ole vaja kindlasti ära võtta, et see on huvitav. Ja sinna läheb siis 1 väike see toestus. Puidu, küljes, miks see on siin? Kas teisel pool on ka või? Et ta tõmbas kas ta tõmbas siis pingule selle niimoodi, et ta oleks ilusasti seina peal pingul või? Siis ei oleks üldse naelauka siin ju vaja olnud. Ja ei tea ju, mis tal seina peal oli täpselt siuke. Ega alati ei tea, aga mingit sümmeetrilisust siin taga ajama selles mõttes, et niisugused need tavalised parandused jäävad. Aga ma rohkem seda edasi ei jõndle. See tuleb lahti võtta nii, nagu praegu õppematerjaliks sobib siia. Et kas me proovime nagu täita võimalikult nagu originaali sarnaselt või me teeme praegu nagu alati võib alustada ka sellest, et sa teed alustad minimaalsest, on ju. Et põhimõtteliselt loomulikult sellist karvast puserit ja asja ei saa jätta. Et need on nagu sellised täpselt, et kui ma hakkan neid lahti arutama, siis ma näen, et ohoo, tegelikult see täidab päris palju seda pinda ära. Siin on nagu see, et kui see nii-öelda parandus ei oleks tehtud minu vanaema poolt, siis võiks nad üles saavutada, eks ole. Aga kuna see on ka nagu selle asja lugu, on ju, et siis jätame. Aga järgmine etapp sellest ongi see, et kas ma nagu täitmine. Kas ma täidan ja siin ma pean otsustama. Kui ma nüüd otsustan näiteks, et ma täidan selle lehekese, eks ju. Aga paneme omalt poolt ka siis ikka midagi juurde siia. Paranduse. Ja siis ma võingi niimoodi, et ma ei pea neid alt kinnitama, vaid nad jäävad ise siia alla. Muidugi sõltub sellest, et kui ma leian mingit seda õiget lõnga, siis ma saan ilusti kõik need all siin ja need säilivad selle minu tehtud nii-öelda tikandi all. Teine variant on lihtsalt kinnitada ainult need otsad.
minul tulebki siit järgmine küsimus. Niisugune väike augukene. Et kui me nüüd selle siit ära täidame, ehk selle nagu teeme niimoodi lõpuni korda, siis mis me nendega teeme, mis siin on, et kuidas see üldilme jääb, et kas sõmmata need maha, üldilme selline jätta, nagu ta ongi vana vaip, ta ongi natuke kulunud, ta peabki olema kortsus juba, kui ta on 100 aastat vana, aga ja need samad kohad, eks, et kui me selle nüüd uueks teeme, siis tema jääb nagu üksi, siis peaks teised ka tegema. Võtabki endale selle lõnga ja nüüd hakkame siis siit tulema. Ma hakkan siis siit tegema sellepärast, et siin on nagu siin on kuidagi väga hästi põhjendatav, eks ole see. Siin on ka, ma kohe vaatan, kui palju all siin on seda väga vähe siin all säilinud, et siin on nagu rohkem. Aga nüüd, kui ma hakkan seda kinnitama pärast neid otsi, siis ma teen ikka selle sinisega. Et ma kindlasti ei kasuta seda rohelist, aga seda rohelist siis läheb nüüd ainult täiteks. Kasuks ja abiks, kui ma nüüd siit hakkan sirutama, siis ma täpselt näen, et kuhu ma pean selle originaallõnga või vahepealse, aga me saame seda ka juba nimetada originaallõngat, kuhu ma pean ta kinnitama. Mõnikord siin aitab, et natukene paned teise alla, et lihtsalt sirgendada. Aga siin nendel hästi lokkis karvadel, mis on, kas siin ei oleks abi, kui ta natuke näpuga niiskeks teha ja maha sirutada ja kuivama jätta? Ja just võib sirutada maha ka kubal. Ja kui nüüd näiteks selgub, ma siin hakkan tegema, eks ju, ja selgub, et meile see kuidagi ei meeldi või jääb häirima, siis me võime selle lahti võtta. Et see ongi nagu see tagasipööratavuse võlu ja tikkimisel ja nõelumise puhul nagu see hea asi. Ja kuidagi proovida. Ma ütlen, et kes on puutunud kokku seinamaalingutega, seinamaalingute või ikoonide nagu restaureerimise ja konserveerimisega, siis see nagu praegu see täitmise tegevus meenutab mulle õudselt seda kohe ütlen, nagu seda strategio tehnikat või seda, millega nagu neid vanasti neid auke täideti ja selle jaoks on erinevad, kui maali sees on kaod, eks ju, maali pinna sees, siis selle jaoks on erinevad, täpselt samamoodi nad teevad näiteks vastandvärvidega või siis nad täidavad kao ära diagonaali pintsli nagu joontega või täpitades. Et neid retušeerimise nagu tehnikaid on maali, see meenutab mulle praegu see tegevus, mis ma teen väga nagu seda maali retušeerimist selles mõttes väga sarnane, et aga maali restauraatorite puhul see pole nagu imelik, sest et retušeerimine on neil hästi tavaline tegevus ja mööbli puhul ju ka me oleme nagu viimistlust retušeerinud kindlasti, et lihtsalt tekstiili puhul see ei tundu mulle imelik, see on täiesti okei nagu ka, aga tehakse vähem. Ja niimoodi tikimegi siin. Püüame nagu jälgida siis seda vanaema joont, kuna me päris seda täpselt ei tea. Eks ta on natukene läinud ikkagi siia sissepoole, et võime hoida natukene sissepoole, et selle nagu kogu selle lehe see joon ja kuju nagu läheb niimoodi. Et siis püüda lihtsalt jälgida seda. Tegelikult ma imesta üldse, et see pool on ka tegelikult olnud, näed, nagu see on kahes osas, eks, üle pandud, lihtsalt vanaema on ta ühes osas üle pandud. Aga siit saab seda muidugi vaadata. See on olnud tõenäoliselt kahes osas olnud. Ei ole või? Jah, ikka ühes ei, vaata. See, kui tema on teinud, aga see roheline on. Ei, on ka ühes. On ka ühes, jah. See on ikka väike detail, et siis paned selle, kinnitad ära selle teise riidega siis. No, kuidas tundub teile? Kuule, mis ma tegelikult praegu isegi arvaks, et vaata see vana... nagu rohkem vaja, jah, et vana jääb alt. Et see vana nagu, vaata, sulandub siia selle uue sisse. No on aru saada, et ta on peal ja praegu vaatab seda nii lähedal. Ja jääb natukene musta ka, sest muidu... Ja siis... Küsin ühte asja, ma ei oska edasi minna. Kui nüüd praegu kõrvale vaatan, see on siuke mingi pool lahtine siin, see on veel kinni. aga see on ikka täitsa lahti. Tõmban ta otsa siia
mõnikord ma alustan tegelikult kinnitamist juba kuskilt. Oi, see on tagant nii paksuka, tihe, see on iseenesest hea. Aga ma alustan kinnitamist nagu natuke kaugemalt juba. Püüan siit keskelt minna läbi. Oi, see on nii lühike. ja ta on nagu sellega peab arvestama, vaata, et ta on nagu heie. Ja ta hakkab ju nagu heie ja ta hästi lähebki. tundlikult püüda. Lühike. Nii, ja siis on nagu variant, et lähebki nagu siit võtta lihtsalt põimid nagu seda siia külge või nõelud niimoodi ümaralt. Niimoodi. Kuidagi loomulikult või paned lihtsalt risti üle ka. Ja siis paned alla tagant sõlme peale. Ja ongi tegelikult kinni piisavalt. Järgmise samamoodi. Kaugelt ei saa midagi aru, aga lähedalt on aru saada, mis on Teil on ka mingisugune selline kuue jala, see nii-öelda visuaali vaatamine, et kuue jala pealt ei pea nagu... eristatav. Jah, et kuue jala pealt vaadatakse, et sul ei ole restaureerimise puhul, et ronid luubiga juurde, et ei ole ikka näha, et... Selles on seda minule meeldib, kui ta on nagu sümmeetriline ka, et kui ma siia teen 2 tükki, siis ma teen siia ka kindlasti 2 pistet veel. Aga siin piisab jälle ainult ühest väiksest kinnituspistest. Tead, minu see sõõpärast ka aga eile sai meil need pestud. Täna saame nendele kõikidele toestuskangad punastele, siis toestuskangad alla panna, õige suurusega tükid välja lõigata ja oleks hea, kui jõuaks juba tikkidega, kuigi siin näiteks need seljatoe tükid, need on päris heas seisukorras. Ainus on, miks ikkagi on vaja, on see pingutusriba. Et sellepärast me selle toestuskanga ikkagi sinna nagu täis toestusena paneme. Käetugedele loomulikult on vaja, siin on nagu neid auke ja küüe peal ikka nagu täiesti katsi. Ja siis me teeme seda tikitud seinavaipa edasi. Siin parandame siis lokaalselt need augud ja tikandit. Ja siis ma tahaksin kohe näidata teile seda pleki eemaldust ka. Siin on lihtsalt puhas, ta on üleni lihtsalt määrdunud. Siin on hästi palju tolmu ja niiskust sees ja see tuleb kõigepealt välja leotada otsest. Siin sees on üks nagu plekk on ju. Ja üldiselt on niimoodi, et kui on väga vana roosteplekk, siis see rooste nagu sööb seda kangast ennast ka. Et teda nagu, seda pleki eemaldusse tuleb suhtuda hästi ettevaatlikult ja alustada võimalikult leebete vahenditega, mis on eriti tõhus, on tegelikult sapiseep, on ju, ta võtab ära kõik alati värsked plekid, aga sükesed vanade plekkidega tuleb mõnikord lihtsalt leppida, aga võib proovida, nii et me võime seda isegi natukene leotada ja seda likku panna ja siis proovida sapiseebiga ja siis natukene sidrunhappega nagu puhastada. Siin on ka üks, me nimetasime, eile hakkasime naerma, et mustuse oreool või niiskuse oreool, et nii uhke nimetus mustuse jaoks, et lausa nagu oreool on ümber, aga niimoodi neid voolujooni nagu nimetatakse. Et seda võib ka proovida siis natuke leotada ja siis puhastada, vaatame, kas selle pitsi servast näiteks tuleb sidrunhappega midagi välja. Need võib panna siis pesuvanni alguses lihtsalt, ma arvan, et jätame mingiks pooleks tunniks likku ja ma vaatan kohe, kas siin ka on mingid. Et tegelikult ju vaata, see ongi niimoodi, et kui ma sellele tumedale linasele, siin on mingi plekk ja ma hakkan seda hullult valgendama, siis jääb siia lõpuks valge laik, eks, et seda ka nagu ei tahaks, et tegelikult tuleb lihtsalt proovida pesemise teel kõigepealt nagu välja saada plekid. Selle võib
seda võib täiesti pesta. Ja nagu muidu kõige hullemad ongi vanad kohviplekid ja roosteplekid ja tindiplekki saab mõnikord piiritusega lahustada veel välja, aga see on siis ka, et sul peavad olema nagu abiks ikkagi see destilleeritud või see roovesi. Pista veel olema natuke. Kuigi ma korraks mõtlen, et isegi prooviksin selle sapiseebiga ka pärast. Siis võtadki täpselt seda sama vahtu on ja siis nagu rullid siit natuke niimoodi õrnalt. Lased tal nagu ilusti niiskuda. Siis esiteks tavaliselt hakkab jääma kas vati külge. Praegu ei jää mitte midagi vati külge, nagu mustust ei jää. Aga mustust hakkab ikka jääma. Jah, see on hea uudis. Aga no võib vaadata. Ja eks ta võtab natuke aega ka. Ja siis see on muidugi ohtlik niimoodi teha, et peaks natuke nagu, et kui värv hakkab jooksma, siis põhimõte on ju selles, et ta hakkab see toimub nagu kuivamise käigus, et ta saab vees märjaks ja ta hakkab jooksma ja kuivamise käigus siis ta kinnitub ja valgub märja poole. Et kui tikand ise nagu kuivab kiiremini ära kui see aluskangas, siis see värv valgub sinna poole, kus on niiske. Sellepärast nagu on võimalik tegelikult seda värvi valgumist nagu ära hoida ka niimoodi, et sa föönidega lihtsalt kuivatad ja lükkad kogu aeg tagasi ja kuivatad aluskanga ennem ära. Kui kollane nüüd siin värvi annab, siis sellest kollasest ei ole nagu hullu. Need on suhteliselt sellised õrnad elavad intensiivsed toonid, et selles mõttes ka nagu. Ja kollane ikkagi annab need natukene näete. Päris julgelt võib nühkida. Jah. Võib vaadata. Puhas, jah. Siis võid natuke suruda lihtsalt selle teise tupsuka peale, et eks ta võtab nagu seda liigset niiskust ka vähemaks. Tundub puhas. Linane, tugev kangas, seda võib tõesti leotada kauem natukene. Aga täpselt ei hakka vaata seda väga musta vett ei hakka välja tulema. Aga see lööb sinna või ka siia? See on mul lihtsalt, et panen kohe loputusvette. Puhta ja sisse, jah. Vesi on natuke mustaks läinud ega väga palju. No hästi ettevaatlik peab olema, kui märjalt venitada. Pesupulbris ka võib-olla, võivad jääda siuksed täpid vaata peale, mõnikord on jäänud. Ja eriti siis nagu vältida neid pesupulbreid, millel on need sinised mingid täpid sees ja mingid, ma ei tea, mis erilised puhastusained, Arieliga kindlasti mitte kunagi kasutada, aga kõige parem on tegelikult see vedelpesukeel selline. Siin võib ka praegu niimoodi teha, et tupsutada natukese, et on näha, et ta läheb heledamaks tegelikult. Et ma surun teda nagu läbi nende kõikide kangaste siia alla. Tegelikult võiks isegi ta keerata pärast veel nagu teistpidi. Ja nüüd, kui oled nagu sellega ära vahutanud siin, siis pärast tulevad vaata siin nagu need pisikesed mingid, ma ei tea, siuksed nagu need plekikesed tulevad rohkem nähtavale, siis me võime neid proovida natukene selle. Siis ma kallan selle musta vee ära. Mida siit proovida, võib-olla alustada näiteks seest poolt, eks ole? Tegelikult nagu nende vanade plekkidega sul õnnestub seda saada võib-olla ainult heledamaks. Ja see, kui sul päriselt plekk välja tuleb, siis see on ikka suhke õnnelik ühis. Et selles suhtes võib kohe olla nagu, et kui sa nagu oled juba harjunud mingi asjaga ja oskad ja tead, et see töötab sul täpselt niimoodi, on ju, et siis lihtsalt kasutad seda, eks vedelikuga võib ka teha, aga ma ei tea, kui kange see vedelik seal on.
ma ei ole nagu vedelikuga üldse kunagi teinud. Aga näiteks sooda ei aita? Valgendada. Mõnikord saab teha, et sidrunhappe nagu või sooda alla ja sidrunhappe peale ja siis ta hakkab hästi vusisema, hakkab reageerima nagu see alus ja happe koos. Ongi see sooda efekt ja siis ta söövitab, aga nagu vanadel tekstiilidel ma ei soovitaks väga seda söövitust teha. Siin juba piisab jumala ilusti praegu sellest. Pidistad üleliigse vee välja, väga nagu ei vääna. Seda peab nüüd puhtas vees ka loputama või ei pea? Siis see pits on hästi õrn, et puhtas vees loputama ja selle vana vee kallame kohe ära ja siis paneme puhta vee siia asemele ja siis paneme alles, aga praegu proovime nii. Pits on üliõrn, see läheb vees nagu hästi-hästi õrnaks, seda põhimõtteliselt ei tohiks eriti kõvasti nagu pigistada. Tükk aega mõelen nagu, mis on selle sapis nagu sellist, et ta on ühest küljest nii mahe. Kas sapp on nagu happeline? Või on aluseline? Happerki on. Siin ei maksa, siin oli 3 plekki praegu ja kohe ei tasu alati minna mingi pleki emaldiga otse nagu pleki peale, sest nagu ülilihtsa vahendiga võib nagu väga kergesti sul võite tulla teha plekk kohe välja teha. Ja siit on ka nagu... Tundub, et teda praegu on näkkida, et tuleb verega. Selle puhul see pikk lõhe siin kõige olulisem on see, et ta saaks niimoodi kinni. Siit tuleb üle teha sidepistel niipidi. Pärast tõmblemise ajal lihtsalt nõelaga järjest lükkame, et sinna ilusti vahele peitu, et nad jääksid alles ja ei rebeneks rohkem. Need saab kohe tõsta sinna vahele, sellised pikad. Et need jäävad alles, need ära ei linka, aga samas neid siin peal nagu vaja ka ei ole. Ja siin on näha, et siit on nagu jupp puudu vahelt, et seda me ei hakka siit kokku venitama kuidagi. Või peabki siia lihtsalt vahel sinna juurde. Ja õnneks saab selle kõik üles võtta. Kui vaja on, siis saab teha ja kui ei õnnestu esimese korraga, saab üles võtta uuesti teha. Ja ongi, et siin on selline väike riba vahel, siit tuleb nagu pärast teha. 5 millimeetrit üle ja siis need ristised kinnituspisted tuleb üks ühele poole lõhet, teine teisele poole lõhet. Ja see keskele ei tee, sellepärast et siis ta tõmbab selle niidi sinna nagu lõhe sisse ja siis ta tõmbab või nagu visuaalselt jääb see lõhe paremini näha, kui ta on siis, kui on nagu pisted kõrval, selle lõhe kõrval. Ja nende pikkade pistete vahe võib olla ka umbkaudu 3-4-5 millimeetrit, et oleneb. Siin on nagu suht suur kangas ja tugev. Sõltub siis kangast, eks ole? Jah. Aga üldiselt on selline 4 millimeetrit võiks olla siuke keskmine, ma arvan. Need ilusti sinna peitu, et need jääks alles. Ja nüüd siit enne panen niidi, vaatan umbes, kuhu ta ulatub, et ta oleks ilusti nagu risti. Ja kuskile siia kaugemale panen paika. Okei, sellest ma saan aru. Aga mis see järg? See üle... Nii, kohe näeb seda. Tagasi. Näed, nüüd on siin ilusti see pikem olemas. Ja nüüd tagasi. Nüüd liigun nagu lühikeste pistetega nagu nii-öelda siit poolt siia poole tagasi. Ja teen siit ühe üle ja siit ühe üle. Ja siis nende lühikestega ta kinnitabki selle pika piste paika. Ja see pikk on siis see, mis hoiab seda lõhet paigas omakorda. Näed, et siit poolt seda pikka niiti tulen välja ja teiselt poolt siit samast kõrvalt kohe sisse tagasi. Okei. Ja pingule väga ei ole vaja tõmmata. Niimoodi parajalt, et ta on nagu olemas seal, aga et ta ei kisu kuhugi. Ja nüüd siis siit poolt? Jah, nüüd siit poolt ka näed, siit poolt seda niidi juppi tulen välja. Seda peab väga heas valguses tegema sellist asja. Valgus on oluline siin. Ja näed, siit poolt tuli välja, teiselt poolt niiti nagu sisse tagasi kohe siit samast kõrvalt. Aga see kipub. See niit on natuke kare, need kipub sõlmel. Et nad ilusti säiliks. See ei pea. Arvestanud kogu aeg seda, et sul mahuks see kinnitus. Sammaste vahele kinnituspiste mahuks ka nagu mõlemale poole lõhet ära teha.
ühtlane kuju tuleb olla. ta sa nagu hoolid, eks ju, vormitada. aga see kinnituspiste võib-olla suht siin nagu lähedal või? Niimoodi kuskil. Ta on ikkagi enam-vähem nagu siit lõhest tuli selle sisseminekukohani enam-vähem keskel. Ta on ma samas vaatan, et siin on ikka... et ei läheks mingi ta on liiga üles lähedal ja ta on liiga üles saanud seda küll. Selles mõttes tuleks uuesti ja need õmblused hakkavad kohe, nagu näha, vaata. Need hakkavad alati kohe nagu kokku tõmbama. No, ma suutsin teha siia. Nad teadsid, et sellel mehel oli hõõmst ainult Hiina. Ja nüüd ongi nagu siin on täpselt see koht, et nagu kuhu ma panen selle nõela. Et võib-olla isegi mul liiga paksud nõelad. Ma peaks üle vaatama, et kas mul on paremaid nõelu. Aga kõige mõistlikum on kohe alguses ära sirutada pitsid, narmad. Et kui nad on niisked, ta hoiab nii ilusti ennast selle tekstiili või laua või vanni põhja küljes kinni sirgena, et muidu peate pärast triikima, aga nüüd ei pea nagu pärast midagi tegema. Siin panen näiteks nõela siit, mis esiteks ei paista see koht välja ja alati proovid panna nagu selliselt, et see ei tekita nagu tekstiilile lisakahju. Näiteks vaatan, et kus siin on mingi vana õmblusauk või mingi siuke õmbluse koht. Nii. Erineva paksusega ja pikkusega ja mõned on ülipeenikesed, nende putukate nõelad. Ja siis ka see, et siin ei venita näiteks nurki liiga välja, püüda ikkagi nagu paned alguses nagu enam-vähem paika ja siis proovid ilusti, et ta jääks täis nurkne ja sirge. Mida sirgemaks seda nagu niiskest peast saad, seda parem on pärast. Ei pea üldsegi võib-olla triikima või vähe. Peab ainult hästi vähe triikima. Nagu see on see põhjus. Vanade väärtuslike tekstiilide puhul see triikimine on ikka üks väga jõhker asi. No just, eriti konserveerimises nagu see ei ole. Pigem siis juba nagu tegeleda selle sirutamise ja pressimisega, vaata nagu ka ma selle eile loengus rääkisin, niisutamise ja sirutamisega, siis ei olegi üldse vaja triikida. Kui sa kasutad happevaba materjali, pead seda nagu harvemini vahetama. Happevaba materjali saab meil osta Tallinnas sellest tselluloosi paberipoest Narva maanteelt ja kui kasutad happevaba nagu materjali, nagu see papirull, mis siin laua peal on, see ei ole kindlasti tehtud happevabast, siis see on lihtsalt tegelikult ühekordseks kasutamiseks kanga rull on ju, või siis see kanga plaat. Ja võib kasutada neid ja meil on seal ka rulle olema kasutanud ja võib kasutada rulle ja neid saab siis vabalt kanga poest, neid jääb meil kogu aeg üle. Aga nad tuleb mässida selle happevaba paberi sisse, et see vana papp või see mitte nii hea papp nagu tekstiili ei kahjustaks. Ja siis selle võib lihtsalt ära voltida serva alla ja siis tekstiil tuleb panna ka kahe siidipaberi vahele, mõnikord pannakse pealt ja mõnikord pannakse alt. Nagu mõlemalt poolt kaetakse tekstiil kinni. Mõnikord ei pea nagu seda tegema. Keegi võib sealt sirgiks tõmmata, ilusti niimoodi vaatad, et oleks kohe vahel. Siis paned selle papi siia ja siis hakkabki rullima niimoodi. Ma ei ole tavaliselt pannud, sest et tekstiil omavahel nagu ei puutu kokku. Ja pakendamisel on ka see oluline, et kui ma nüüd panen ta nii pidi, eks ju, ilusti kokku, et siis kui ma seda lahti teen, et siis kohe nagu selles mõttes pilt ülevamal pool on ju. Pilt on alati minu pool, et kui ma hakkan seda lahti tegema, siis ma kohe näen, mis tekstiiliga mul tegu on. Me ei pea hakkama seda siin nagu ühte ja teistpidi keerama. Või muuseumites näiteks, et kui see on mingi nummerdatud asjad, siis number on alati siin pool ja väljapoole kõige nurka. Et siis sa näed kohe, mis number on. Okei, on ju inventuuri või mingi mis iganes näituse jaoks asju otsid, et siis on olemas. Ja siis võibki lihtsalt niimoodi panna.
ja siis ma kasutan tavaliselt, miks ei kasuta mingit peenikest nööri on sellepärast, et see jätab nagu need kitsad voldid selle sama kanga sisse ja üldse ei ole vaja nagu kõvasti kinni panna. Täiesti õrnalt võib olla. Muidugi mitte nii, et ta väga lõdvalt on, et ära tuleb, aga peaasi, et ei tekitaks lihtsalt lisakortse sulle nagu juurde. Ja siis teedki siuksed väiksed kingitused siin puhul, sellel puhul nagu 2 vabalt piisab. Mõnikord võib otsad ka kinni panna, aga teisest küljest jällegi võib isegi lahti jätta, et siis tuleb õhku vahelt läbi ja nagu selles mõttes, et ei oleks nagu hullult tuugad kinni. Muidugi näiteks nüüd viimasel ajal Eesti Rahva Muuseumis nad pakendavad ka nagu kile sisse. Kui on suured vaibad, siis vaibarullig on nagu kile sees ja siis on ta nagu paistab läbi ja sa näed kohe ta numbrit, et kohe aru, mis vaip on, siis on nagu 1000 vaipe on ja kiiresti on vaja leida, et selles mõttes. Aga just nad nagu vahetavad, aga seal kile sees on täpselt see, et kui need on juhtumisi need mürgised tekstiilid ja mürgised vaibad, siis need ained nagu kumuleeruvad, kogunevad kõik sinna kile sisse, mõnes mõttes hea, et nad ei paisku hoidlasse laiali, eks ju, aga peab olema ettevaatlik siis, kui sa selle sealt kilest välja võtad, et see liiga sisse seda ei hingaks. Aga minema, et see paber nagu meeldib mulle tunduvalt rohkem, et see nagu hingav ja seda on hea hoiustada kodus, ükskõik kuhu paned. Niimoodi on palju parem sahtlisse seda panna kui kokku voltides. Sest et siia ei teki nagu ühtegi voldi seda jälge ega mingit teravaid murdekohti. Nii lihtne ongi.